intelligentsuse mõõdupuuks ei ole enam inimene, vaid hoopis kärbseseen või päikese poole pöörav lill, siis kas võõrsõnu kasutades teeksid sa endale peas endiselt sama pika pai? Või kui me ei peaks end enam targaks sellepärast, et me oskame Excelis makrosid progeda, aga orhidee teeskleb emas erilast selleks, et tolmendajat ligi kutsuda, siis päeva lõpuks, kuidas sa oma teite hindaksid? Et kui me lepiks sellega, et me ei ole tehtud Jumala näo järgi, ei joo tema verd ega ta ei kõnni vee peal, vaid su vennaks oli eelmises elus arvatavasti ahv. Vein on vaid pärmseente tegus produkt ja vee peal kõnnib senimaani vaid mõni liik sisalikke. Kas sa siis vaataksid endale silma ja näeksid seal kedagi teist? Võib-olla isegi võitleksid selle teise nimel. Tunneksid sama valu, kui mõni võõrliik kaob või teine liik võtab maad. Et mis juhtuks, kui me kasvaks jälle metsikuks? Et kui palvetades ei vaataks enam üles, vaid otse maa sisse? Et kui ei ootaks enam, kuni Jumal maa peale tuleb, vaid sina ise kõnniks esimese puu juurde ja paluksid temalt andestust? Pistaksid oma sõrmed ja tagumiku ja käed ja pea mulla sisse, sest tahad kergust, tahad lunastust, tahad teada, et mida ma peaksin nüüd edasi tegema. Millal sa viimati tundsid, et oled osa loomariigist, et oled osa taimeriigist, et oled osa hinge matvast, pead pööritavast, aukartust äratavast loodusest? Või oled endiselt tehtud Aadama küljeluust?